Armas eestlane ja selle kuuldemänguloo kuulaja. Ajalugu tekib igast maaelu hetkest, samuti aga ka aja ja loomise kokkumängust, mis näitavad ülimjõust ehk loojast pärinevat kogemuslugu mingi teatud ainuomase vaatenurga alt. Vaatenurk oleneb suuresti kogemuslugude mõistmisest, nende päritolu maakultuuri ruumis ja tsivilisatsiooni ühisteadvuses, aga ka sellest, kuidas need lood on jätnud märgilise jälje rahva ühismällu tulevaste põlvede jaoks, et saadaks neid lugusid alal hoida oma juurte tunnetamiseks ning et iga uue sündmuse või arenguloo tegelaskujud säiliksid järeltuleva põlve andmepangas esivanemate olemuse kuvandina. Üks enim arutluse all olnud maa ajaloo teema on olnud maa saamislugu, mille tekke põhjustest ja sündmuse kirjeldusest on palju legende loodud. Loomisloo legendid on olemas ka elupuu ja jumala vägitegude kirjelduste varamus. Seetõttu on ka meie Hingeravi koolis see teema omal kohal. Kool, mille esialgne nimetus oli ilmapuulaste kasvatus, praegu Maria Angletoorium galaktilise inimese suhtlemiskool, kannab iidse, maal aegu tagasi eksisteerinud tsivilisatsiooni Lüüra Siiriuse kõrgkultuurist pärit suhtluskultuuri tagasitoomise mõtet. See kool on treeninud meid, maaväliselt juhitud katselise Hingeravi kooli pikaaegsed veteranõppureid, igal suhtlemistasandil enesestmõistetava vabadusega mõtlema ning läbima looja poolt loomisloo skeemis ette nähtud viisil. Me oleme ülimjõu annetuse kaudu annet arendamas ja maailmaga armastavalt suhtlemas. Toimime hinge eelistades ning emaliku hoolekande abil ilu ja tarkuse seemneid levitamas. Seda kõike teeme selleks, et pimeema kurjuse jõud planeetil Maa raugeks ja valguse kuldemand võiks tarkuse ja jumaliku hoolekande abil lõpliku sõnaõiguse Jumala loomisele tagada. See, et kohe ette kantavas legendiloos ei ole tegelasteks mitte ema, naised ega õed, vaid on isa, mehed ja vennad, tuleneb pigem ammusest maailmakäsitlusest, mitte Jumala kui ülimjõu enda eelistusest. See valik ei kanna mingit muud sooeristust ka tänapäevases mõistes, kuid on vajalik sisu tugevus arheotüüpse esivanema rolli tähenduse mõistmiseks. Loen ette Friedrich Robert Fehlmanni kogumikust müstilised muistendid loo pealkirjaga Loomine. Head kuulamist! Vanaisa elas kõrges taevas, ta kojas säras ülev päike. Ta oli kangelased loonud, et kasutada nende nõu, nende oskust ja nende jõudu. Kõige vanem neist oli vanemuine. Ta oli tema vanaks loonud, hallide juuste ning habemega ja talle vanaduse tarkuse andnud. Aga ta süda oli noor ja tal oli luulekunsti ning lauluanne. Vanaisa kasutas tema tarka nõu ja kui murepilv ta otsaesist varjas, mängis vanemuine ta ees oma imepärast kannelt ja laulis talle oma armsamaid laule. Teine oli Ilmarine, parimas meheeas ja mehejõus, elutarkus otsa ees ja mõtlik ilma silmavaates. Temale oli antud kunstianne. Kolmas oli Lämmeküne, reibas noormees, täis head tuju, alati rõõmus, igaks ülemeelikuseks valmis. Teised nagu Vibuane, vägev vibukütt on vähem tähelepandavad. Kõik pidasid aga üksteist vennaks ja vanaisa nimetas neid oma lasteks. Nende eluasemeks oli Kaleva ehk Kaljuvee ehk Kaljuvald.
Seal astus siis vanaisa kangelaste juurde ja ütles: olen omas tarkuses otsustanud maailma luua. Imestades vaatasid seepeale kangelased otsa ja vastasid: mis sina omas tarkuses oled otsustanud, ei või halb olla. Ja kui nad magasid, lõi ta maailma, ja kui nad ärkasid, hõõrusid nad silmi ja imestasid ta tööd. Vanaisa oli aga maailma loomise tööst väsinud ja heitis puhkama. Siis võttis Ilmarine tüki oma kõige paremat terast ja tagus sellest võlvi. Laotas telgiks üle maa ja kinnitas selle külge hõbedased tähed ja kuu. Vanaisa eeskujast võttis ta valguse andja ja pani selle imepärase seadme abil telgi külge, nii et see iseenesest üles tõuseb ja looja läheb. Täis rõõmu haaras vanemulja kandle, alustas rõõmulaulu ja hüppas maa peale. Laululinnud käisid ta järel ja kus ta tantsiv jalg maapinda puudutas, tärkasid lilled ja kus ta kivi peal istudes laulis, kasvasid puud. Ja laululinnud istusid nende okstele ja laulsid koos temaga. Lämmekõne piller kaaritas mööda metsi ning mägesid ja vibuane proovis oma vibu. Vanaisa ärkas selle kära peale ja imestas, et maailm oli muutunud teisemaks, kui tema ta loonud. Ja ta ütles kangelastele: nii on hästi, lapsed. Mina olen maailma valmis teinud. Teie asi on see ilusaks teha. Ja varsti asustan ma maailma kõiksugu loomadega ja loon siis inimesed, kes maailma peavad valitsema. Inimese tahan ma aga nõrga luua, et ta ei võiks kiidelda oma tugevusega ja teie peate inimestega sõbrustama ja nendega segunema, et kasvaks sugu, kes kurjalini kergesti alla ei jääks. Kurjust ei taha ega võima hävitada, sest see on headuse mõõtja ja kihutaja. See sündis maailma ürgalguses. Soovin teile tarku ja eluterveid mõtteid ja õige rinde poole valimist meie Eesti vabana püsimiseks ja maailmale oma vaimuvaraga ellujäämise õpetuste rakendumises kaasa aitamiseks. Mõte loeb.